Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, on teisipäev, kell on 7 minutit üle 1 ning Kuku Raadio eetris on loomulikult Krimiraadio. Saatejuhtideks, nagu ikka, on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Saate esimeses pooles on meiega ka mitmekülgne ekspert Andres Anvelt, endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees, kes täna jagab oma kogemusi eraäris. Nagu viimasel ajal kombeks on tänases Krimiraadios arutlusel mitu teemat. Saate teises pooles räägime omavalitsusjuhtide otsustest ja vastutusest Sangaste lossi müügiga seotud juhtumi ning Riigikohtu tasemel süüdi mõistetud Otepää vallajuhtide kaasuse taustal. Stuudios on sellest rääkimas meil Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Koitmäe, kes seda asja Riigikohtus vedas. Saate esimeses pooles räägime taas kõigile kelmustest, sellepärast et viimasel ajal on ikkagi väga suuri ja kõige suuremaid summasid Eesti inimeste pangakontotelt välja petetud. Teemat aitab siinkohal meil lahata Elari Haugas Põhjapolitsei prefektuurist. Tere tulemast taas meie saatesse, Elari. Tere! Aga kui tohib, siis tänase Krimiraadio päris sissejuhatuseks räägime veidi suure lähtru ehk siis imiku surmaga seotud kaasusega. Eile tegi Tallinna ringkonnakohus otsuse, millega nõustus varasema Pärnu maakohtu otsusega, et Kairi Kuusemaa on oma vastsündinud lapse tapmises süüdi, kuid vähendas süüdistuse mahtu. Jõusse jäi maakohtu otsus karistada Kairi Kuusemaad imiku tapmise eest 3 aasta 9 kuu pikkusega vangistusega, kuid ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse osas, mis puudutab laiba rüvetamist ning mõistis Kairi Kuusemaa selles süüdistuses õigeks. Meil on nüüd telefonil Kairi Kuusemaa kaitsja Robert Sarv. Tere tulemast saatesse, Robert. Ja tervist. Robert, ma saan aru, et sellest otsusest ei ole nüüd liiga palju aega möödas. Eile ringkonnakohtus see otsus tehti, ja tõenäoliselt väga põhjalikult seda analüüsida ei ole meil siin võimalik. Aga siiski, mis plaanidega te nüüd edasi toimetate? Mis mõtteid teis see eilne otsus tekitas? Ta tekitas selliseid mõtteid, et ma teeks sellise täpsustuse, et tegelikult maakohus juba mõistis Kairi selles laibarüvetamise teemas mõistis õigeks ja ringkonnakohus jättis selle jõusse, ütles, et prokuröri apellatsioon selles osas ei ole põhjendatud ja meie apellatsiooni alusel võttis sellest tapmise osast välja selle nii-öelda nabanööri teema, kus siis prokuratuur heitis Kairile ette seda, et ta oleks justkui tahtlikult vastsündinu nabanööri rebinud eesmärgiga ta siis verekaotuse tulemusel tappa, et ringkonnakohus nõustus, et see on selline nagu ulmevaldkonda kuuluv versioon, mida otseselt ka tõendid ei kinnita ja seega sellest süüdistuse mahust ongi järgi jäänud ainult see hingamispuudulikkuse tekitamise osa ehk siis nii-öelda lämmatamine. Ja sellega me kindlasti, kui sellega nõus ollakse, Riigikohtusse edasi lähme. Robert Sarv, te olete ajakirjanduses öelnud, et te olete võidust 25% kaugusel. Palun selgitage seda mõtet. Ja, et kui enne see süüdistus koosneski 2 sellisest olulisest osast, tapmine ja laibarüvetamine, siis laibarüvetamise me saime juba maakohtus eemaldatud, sellega langes 50% süüdistusest ära ja sellest ülejäänud 50% saime nüüd ringkonnakohtus omakorda 25% maha ja Riigikohtus saabki keskenduda sellele kõige olulisemale teemale, milleks on siis nii-öelda see hingamispuudulikkuse küsimus ja seal otsime vastust küsimusele, et kuidas see sai tekkida. Ja minu hinnangul menetlusõigus ja materiaalõigus toetavad seda, et Riigikohus seda asja menetleks ja lahendaks selle küsimuse ise. Tähendab, teie versiooni või teie arvamuse kohaselt ei toimunud tapmist? Jah, ei toimunud, sellepärast, et kohtuarst, kes seda asja hindas ja analüüsis, ja tema saabki olla põhimõtteliselt minu hinnangul ainus spetsialist, kes selles küsimuses saab mingit vastuseid anda, on öelnud, et tema ei saa öelda täiesti tõsikindlalt, et tapmine toimus. Ja see jätab üles õhku selle kõrvaldamata kahtluse,
et kas tegu oli näiteks terviserikkega, ebaõnnestunud elustamise või siis lämmatamisega, et kuna need kõik jäävad nagu eksperdi enda sõnade kohaselt täpselt sama kaaluga alles, siis tuleb vastust otsida muudest tõenditest, aga näiteks terviserikke kohta ei ole prokuratuur terviserikke variandi välistamiseks mitte ühtegi tõendit esitanud ja mis mind panebki seda edukust Riigikohtus tõenäoliseks pidama, ongi see, et ringkonnakohus ütles justkui kaitsepool oleks pidanud neid tõendeid esitama, aga kaitsepool peab esitama tõendeid alles siis, kui on esitatud tõendeid selle süüdistusversiooni kasuks. Ehk siis nii kaua, kuni seda süüdistusversiooni ei ole kuidagi nagu tõendatud ja sealt ühte seda osa ju ei ole tõendatud, siis selles valguses mina pean seda edulootust heaks. Ometigi 2 kohtuastmes pole selles osas küsimusi tekkinud, et nad ei ole kõhelnud, et kõik ikkagi toimus nii, nagu prokurör on kirjeldanud. Jah, ja nii nagu Eestis ikka mõnikord on, et lõplik tõde saabubki Riigikohtus ja see, kui madalama astme kohtud oma arvamuse selles küsimus ütlevad, siis lõplik sõna on Eestis öelda Riigikohtul ja seda me küsima lähmegi. Robert Sarv, pean ka selle ära küsima, et kuivõrd tänasel päeval teil advokaadi tiitlit ei ole, siis Riigikohtust ja Kairi Kuusemat kaitsta ei saa. Kes seda kaitsema hakkab ja kuivõrd te saate ise seal nii-öelda asja juures olla ja suunata seda? No see on selline tehniline teema, mille lahendamine on vast selle asja juures kõige lihtsam, et küll me selle tehnilise teema ära lahendame. Aga see ei saa olema takistuseks. Aga see põhimõtteline otsus, et te lähete edasi, on juba nagu põhimõtteliselt tehtud? Seda ma tean, et see on Kairi soov ja nüüd jääb üle oodata, mida tema perekond arvab ja seejärel saabki selle, ma arvan, sammu ette võtta. Et meil on selleks umbes 30 päeva veel ja ma usun, et see on väga piisav aeg selleks, et kokku panna väga hea edasikaebedokumente. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on jätkuvalt ekspert Andres Anvelt. Ja stuudios on, nagu varem välja kuulutasime, Elari Augas Põhja politsei prefektuurist ning räägime telefoni- ja netikelmidest. Elari, tore, et oled taas meiega. No millised on viimase aja kõige sellisemad sagedasemad petuskeemid? Me oleme neist siin palju rääkinud, aga äkki on jälle midagi sellist, millega pole kokku puutunud? No eks me peame alustama ikkagi sellest, et petukõnesid tehakse massiliselt igapäevaselt meile jätkuvalt ja need skeemid seal petukõnede sees on ikkagi täiesti erinevad, et alustame siin näiteks sellest, et meie lähedane on sattunud näiteks liiklusõnnetusse, pöördutakse selle infoga, võib-olla ka teiseldakse isegi seda lähedast, mängitakse selle nii-öelda nutva lähedase häält või püütakse vahesti siis jäljendada seda, kui see sihtmärk nii-öelda või kannatanu, kes objektiks on võetud, küsib, et näiteks ütleb oma tütre või tütre nime, siis öeldakse jah, mina see olengi, et sealt saadakse need andmed juba kätte ja hiljem tegelikult avaldaja ütleb, et nad teadsid minu lähedase andmeid, tegelikult ei teadnud, aga inimene viiaks niivõrd paanikasse, et ta ise annab need andmed ja ega kui me räägime siin petukõnedest veel, siis viimasel ajal on näiteks levinud Tervisekassa nimelt tehtud petukõned, kus siis meil visiiditasu on tõusnud 20 euro peale, seniselt 5 eurolt. Öeldakse, et me oleme teid välja valinud, kui te sisestate oma PIN-koodid, siis me kinnitame läbi selle ära, et te võite ka edaspidi maksta ainult 5 eurot. Inimene seal jutu sees sisestab need koodid ära ja siis juba on erinevad skeemid, et kas siis võetakse tema arvelt laene, kas sisenetakse nende PIN-koodidega kuskile portaali, kus saadakse täiendavaid andmeid või siis tehakse midagi muud üldse, et näiteks kantakse pangakontolt juba rahad üle. Kui me räägime petukõnedest veel, ega siin võib olla näiteks, et helistatakse pangast, öeldakse, et teie pangakontol on sisse murtud
selle tarbeks, et teie raha nii-öelda päästa veel, peate kiiresti oma koodid sisestama, võib-olla isegi laekub mingisugune täiendav summa selle kannatanu pangakontole, siis öeldakse, et see on ajutine rahasumma, te peate selle välja võtma, viima näiteks pakiautomaati, andma üle kullerile, mis siin salata, ega ka politsei nimelt on tehtud neid kõnesid, et ka jällegi erinevad skeemid. Esimene skeem võib näiteks see olla, et teie lähedane on toime pannud mingisuguse süüteo ja et seda asja lahendada, siis peate maksma raha ja me lahendame selle rahulikult ära. Saadetaksegi võib-olla see kuller sinna ukse taha, antakse mingi summa, võib-olla küsitakse seal esialgu suurem summa, inimene ütleb, et nii suurt summat mul ei ole, lepitakse ka väiksema summaga, ehk siis selle summaga, mis siis lõpuks inimesele anda on ja inimene siis nii-öelda heas usus annab selle raha. Ega me oleme ka tegelikult näinud olukordasid, kus inimene saab siis aru, et ta on kelmuse ohvriks langenud ja ka ise ütleb, et aga äkki järgmine kord on päris politseinikud helistavad mulle. Et sellest hoolimata ikkagi jääb see nii-öelda mõte õhku, et aga okei, seekord läks valesti, aga võib-olla järgmine kord. Investeerimiskelmused on kindlasti jätkuv teema, et lubatakse kiiret tootlust, näidatakse veebisaite, kus siis raha kasvab iga päevaga, raha välja otseselt ei saa võtta, aga komisjoni tasu juba küsitakse, näiteks 20%, et oled teeninud siin mingisuguse summa ja sellelt nüüd pead maksma 20%, kannad üle, sulle tundub, et see raha tõuseb, väärtus kasvab, aga ühel hetkel, kui tahaks hakata seda raha nagu välja võtma, siis tegelikult seda raha enam ei ole ja võib-olla ka see veebisait on juba kinni pandud. Et tegelikult on ka täitsa markantseid juhtumid olnud, kus see sihtmärk, see inimene, keda rünnatakse tegelikult igapäevaselt, on see siis SMS-i teel, on see siis petukõne teel, interneti kaudu, et viiakse ikkagi niivõrd paanikasse juba, et ta täiesti kaotab nii-öelda reaalse mõtlemisvõime, et näiteks on meil olnud juhtumeid, kus inimesele helistataksegi ja öeldakse, et tema tütar on sattunud liiklusõnnetusse, peab raha maksma, et tütre ravikulude eest ja inimene annab selle raha ära ja siis, kui tal nii-öelda see helgem moment tuleb, siis ta avastab, et tal ei olegi tütart üldse. Et reaalsed juhtumid päris meie elust enesest, aga need kelmid lihtsalt tekitavad seda paanikat ja kaob nii-öelda see reaalne mõtlemisvõime. Alati tasub sellel momendil võtta see üks moment, mõelda, et kes mulle helistab üldse, et mida nad täpselt nüüd ütlesid mulle, kui vähegi võimalik ikkagi see kõne kohe ära katkestada ja kui meil on näiteks kõne panga poolt, mille esindaja ütleb, et meie pangaarvelt on näiteks raha võetud, helistame panga ametlikule numbrile tagasi. Kui öeldakse, et politseist helistatakse, helistame tagasi politsei ametlikul numbril. Riigiasutused kunagi ei kasuta näiteks Telegrami, WhatsAppi äppe helistamiseks, et seda tehakse, sinna pannakse politsei logod, pannakse panga logod, võib-olla saadatakse isegi töötõendist foto, nii-öelda väidetavast töötõendist. Kui vaadata neid seal töötõendi peal olevaid nimesid, siis guugeldades tõesti sellise nimega politseiametnik võib-olla isegi tuleb välja, aga politsei ei tee seda mitte kunagi, politsei ei kasuta kiirsuhtlusrakendusi, riigiasutused, pangad, telekomiettevõtted ei kasuta mitte kunagi võimalust siis küsida nii-öelda PIN-koode, eriti kui nad ise veel helistavad, et need on kõik need ohumärgid ja ega jätkuvalt levivad ka ikkagi need pakikelmused, et tuleb näiteks SMS Omnivalt või Smartpostilt või tuleb ka kõne näiteks, et teil on pakk tulnud, palun sisestage jällegi koodid ära ja kinnitamiseks ja saate oma paki kätte, need on need ohukohad, ja mille õnge on tegelikult lihtne minna, sellepärast et meil tihti tulevad need pakid ja kui ühel hetkel tuleb ka kõne, siis võib-olla me peamegi seda loomulikuks, aga alati tasub kriitiliselt korraks mõelda. Me tuleme nende juhtumite juurde veel korra tagasi, aga Andres, ma saan aru, et sinu rikkalikke kogemusi on ka nüüd viimasel ajal kasutatud selleks, et kogu selle kelmide maailma vastu efektiivsemalt võidelda. On see nii? Jaa, ma tõesti olen sellega kokku puutunud oma ka erapraksises, aga rohkem me räägime siin ettevõtet, mina nimetan seda majandusjulgeolekuks. Ehk majandusjulgeolek enesest on siis pettuskeemidest kuni tegelikult globaalsete riskideni välja, mis me ümber on viimasel ajal siis muutunud igapäevaseks tegevuseks ja midagi üle teha. Kui me võtame näiteks rahvusvahelised uuringud, siis Ida-Euroopa ja Eesti näiteks on ikka seal, ütleme, pettuste poolest esireas, aga nende tegevuste poolest, mida ettevõtted saavad teha selleks, et pettused ära hoida, me oleme tagapool. Näiteks kui igasuguste küberpettuste osas näiteks sellist
pettuste auditit või ärahoidmist ja ennetamistööd Euroopas võtavad ette 59% ettevõttest, meil 42%. Mis ütleb seda, et me veel täie tõsidusega sellesse ei suhtu, mis võib kaasa tuua korralikke kulusid. Kui me võtame näiteks eelmise aastal selline asi nagu küberkalastus on olemas, eks ju, kus ettevõtetel on see üks suuremaid pettuste liike, eks ju, nii-öelda phishing, mitte phishing, aga phishing, siis seal on väga levinud sellised tegevused näiteks, kus me räägime siis võltsarvetest, eriti näiteks suurtes firmades, näiteks hulgifirmades, kus teil tulevad sisse 100 arved võib-olla päevas ja välja ka, siis on väga lihtne, et sul muudetakse ära mingisugune arveldusarve, kõik firma blankett on sama ja automaatselt teeb raamatupidaja ülekande. Tulemus on see, et Eestis on ettevõtted kaotanud vähemalt selle phishingu kaudu kuskil 5 miljonit eurot, aga samas Euroopas on see 6 miljardit eurot, 5 miljonit Eestis tähendab. Pluss veel sinna juurde siis kõik muud kalastused ja siis, kui siin eelkõnele rääkis, eks ju, et aina rohkem on levimas, eks ju, et juba teeseldakse su sugulast, siis Eestis on olnud ka ettevõtluse puhul, ma olen kokku puutunud sellega, kus on tehtud ka juba Eestis täitsa kvaliteetset AI-ga tehtud ülemuse häälega kõnet raamatupidajale ülekande tegemiseks. Ehk tegelikult seesama asi, mis on ka eraisikute puhul, mina rõhutan, olen seda eelmist saates ka rõhutanud, kui te tuleb petukõne, mida vähem te räägite seal, mida kiirem te katkestate, seda väiksema tõenäosus, et see kõne sulle kunagi tuleb, et kasutate ära sinu andmeid, sinu nime, sinu häält, ükskõik mida. Nii et ettevõtted on täpselt samuti suures riskis ja näiteks üks asi veel seesama, kui me räägime logistikast ja räägime sellest samast pakimajandust, mis on eraettevõtted, siis Eestis väga palju väikeettevõtjaid, millega igapäevaselt tegevad, ei kasuta suuri logistikafirmasid, kasutavadki neid samu siis Smartposti või siis näiteks Itellat või Omnivat ja neile tehakse täpselt samuti, saadetakse neid võltslinke ja nad satuvad täpselt samuti, nendesse ämbritesse, kus nad kaotavad 10 000, kui mitte 100 000 eurosid. Ja sina käid rääkimas ettevõtjatele eeskätt, mida teha, et siis mitte selles ämbris kolistada? Jaa, sellest, et mis asi ma räägin laiemalt tegelikult, ma räägin sellest, mis on olemas, mis asi on majandusjulgeolek, mille peale me peame mõtlema väga palju ja siin see nädal toimubki Ida-Virumaal üks Ida-Virumaa Narva-Jõesuu majanduskonverents, kus on üks teema, milles mina oma presentatsiooni teen. Aga Elari, sa kirjeldasid siin järjest juhtumeid ja tead, see pani kõik mind mõtlema selle peale, et kas meil on ikkagi väga suur mingisugune osa rahvastikust, kes ikka elab mingisuguses paralleelmaailmas, kes ei saa üldse aru, mismoodi asjad toimivad ja neile võib rääkida telefonitsi täiesti suvalist juttu ja küsida selle eest raha ja inimesed annavadki. Millega seda seletada, kui ikka mingisugune haigekassa siis ütleme visiiditasu teemal või ettekäändel on võimalik inimeste pangakontole minna. See ei ole ju normaalne. Ega tegelikult sihtmärgis võivad olla kõik meist, ükskõik kes ja me oleme ka seda näinud, et kui üks skeem ei toimi, siis seda skeemi võidakse muuta jooksvalt, et kui korra võib-olla alustatakse sellega, et te olete võlgu millegi eest ja te peate oma võla ära maksma, kui inimene ütleb, et ei, ma ei ole võlgu midagi, siis tuleb järgmine skeem kohe ja kui see ka ei toimi, proovitakse järgmist pidi ja ega see on ka täiesti tavaline, et näiteks esimene kõne võib-olla tulebki näiteks pangalt, et teie kontol on kahtlased liikumised toimunud, küsitakse näiteks isikukoodi ainult, muud ei olegi vaja ja järgmine kõne juba tuleb näiteks keskpangast, tuleb mõnelt turvalisusega tegelevalt ettevõttelt näiliselt, kas või politseilt ja öeldakse, et vot need eelmised kelmid andsid isikukoodi, nüüd on juba rahad liikumises, teie nimel on laene võetud, teie arvelt kantakse mingid laene ära, andke oma koodid palun ja inimene tegelikult ei saagi täpselt mingil hetkel enam aru, et mille jaoks ta neid koode annab. Sisestab kiirelt koodid ära, sest ta teab, et midagi kuskil nagu on, mulle öeldakse, midagi suudetakse päästa, et seda rõhutakse ikkagi sellele inimese paanikale ja sellele kiiresti, ja nagu Andres väga hästi välja tõi tegelikult siin, et esimene abisamm on ikkagi see, et kiirelt see kõne katkestada, et mida edasi see kõne läheb, seda suurem oht on, et selleks ohvriks langetakse ja me oleme ka näinud tegelikult ju juhtumeid, kus inimene võib-olla on see 2-3 nädalat lausa seal õnges nii-öelda või konksu otsas
et alustame näiteks sellest, et kõigepealt on pangaarvelt võetakse rahad ära, siis on juba sularaha kodus, mis võib olla ohus, antakse ajutiselt hoiule ja lõpeb see sellega, et inimene jääb oma kodust ilma, mis siis tegelikult ametlikult müüakse maha ja lõpuks see eakas inimene ongi kodutu. Aga et kuidas selle vastu võidelda siis, et ega üks asi on ikkagi see võitlus algab nagu meist endast, et tasub ikkagi rääkida oma lähedastele, neid skeeme on niivõrd palju, et lihtsam on tegelikult öelda, et ära usalda ühtegi kõnet, mis sulle tuleb, ja helista pigem ise tagasi, et räägime oma lähedastele, toetame neid, kui nad tõesti on selle kelmuse ohvriks langenud. Ega siin võib olla ka täitsa ju mingid võltsitud lehed, kloonitud lehed, mis näevad välja nagu päris, aga me tihti oma kiires elutempos võib-olla ei vaatagi, mis seal see veebilehe aadress on. See võib olla sarnaseks tehtud, aga me ei pööra sellele tähelepanu, sisestame andmed, võib-olla ostame isegi midagi soodsamalt enda teada, aga tegelikult kas me jääme lihtsalt sellest rahast ilma või me jääme kogu rahast ilma, mis me oleme kogunud? No politsei on käivitanud nüüd ka suurejoonelise kampaania, et sotsiaalmeediasse postitatakse siis nii-öelda netikelmuste nädala raames siis neid levinumaid juhtumeid ja ma võtsin korraks lahti Politsei- ja Piirivalveameti Facebooki lehe ja siin on mul 2 tähelepanekut. Ma ei hakka neid kõiki ette lugema, aga kui ma vaatan näiteks kas või järjest summasid, 5000 eurot, 49 000 eurot, 17 000 eurot, 9000 eurot, veel üks 50 000 eurot, 10 000 eurot ja teine tähelepanek on see, et absoluutselt mitte ei ole need kõik eakad inimesed, kes tegelikult petta saavad, vaid täiesti 28-30-aastased inimesed, kes annavadki 50 000 lihtsalt ära, see võib tunduda, eks ole, veider. Aga sellest kampaaniast rääkides veel, siis mida te selle kampaaniaga loodate saavutada, sest sellega vist oleme kõik nõus, et see asi on ikkagi üsna käest läinud. Ja ma ei ütleks nüüd, et ainult Eestis on käest läinud, see ongi tegelikult ju rahvusvaheline kuritegevus. Seal on olemas kõnekeskused, mis võivad asuda välisriikides, on see siis Ukraina, Gruusia, Läti, kus iganes, et sealt saavad need kõned tegelikult alguse reeglina ja see on ka väike osa sellest suurest süsteemist, kus siis ühtlasi ka on need käsutäitjad, kes annavad edasi järgmistele inimestele seda infot ja kuni siis selleni välja, et meil on need kohalikud kullerid siin, kes väikese raha eest on nõus oma nii-öelda vabadusega riskima ja ega politsei tegeleb ka nende samade kulleritega ja läheb ka edasi, kuni siis nii kaugele, kuni saab. Rahade vaates on loomulikult väga keeruline neid rahasid kätte saada, et see võimalus on tegelikult väga-väga väike, sellepärast et need rahad, isegi kui inimene annab sularahas selle raha ära, siis reeglina läheb kohe krüptorahasse ja sealt krüptorahakottide vahel seda kiirelt liigutatakse edasi, et see võimalus raha tagasi saada kahjuks väga väike, aga kui me räägime nagu sellest suuremast kampaaniast, mida me oleme alustanud, siis eks me oleme rääkinud nendest kelmustest pidevalt, aga me tahame veelgi seda tähelepanu tõmmata, et see on meil probleem, et igaüks meist võib selleks ohvriks langeda ja kui me ennem rääkisime pigem venekeelsetest kõnedest, siis viimasel ajal on sagenenud ka eestikeelsed kõned ja seda enam on oht, et neid ohvreid tuleb aina juurde ja tegelikult ega see maailma mastaabis ongi see kelmuste vaade siis tegelikult ainult tõusutrendis ja kelmuseid üritatakse aina rohkem toime panna, et kui me räägime ühest sellisest kõnekeskusest, mis kuskil välisriigis võib olla, siis alates kõrvaklappidest kuni arvutite ostmiseni välja, räägime kuskil suurusjärgus $40,000, aga see kõnekeskus ise võib toota 1,5 kuni 4 miljonit kuus. Kui see kõnekeskus isegi kinni peetakse, siis on suur oht, et varsti on juba järgmine samasugune olemas. Aga see ei tähenda, et politsei tegeleks sellega, et rahvusvaheline koostöö pidevalt käib. Eestis ka tegelikult eelmisel nädalal pidasime kinni just 5-liikmelise grupi inimesi, kes siis omavahel olid tuttavad, et kui üks inimene näiteks ei saanud sellele rahale järele minna, siis anti oma sõbrale nii-öelda info edasi, et kas sina saad minna
ja nemad jõudsid tegelikult mõne kuu jooksul teha mida me kahtlustame, need on juba 37 episoodis, aga neid episoode tuleb kindlasti juurde ja nad jõudsid selle lühikese ajaga ligi 500 000 kahju tekitada ja see on see, mis meil täna on teada, et kindlasti need summad ka tõusevad. See uurimine võtab aega, nad jõuavad teha hästi palju kahju, aga kõik need 5 inimest siis, kes olid vanuses tegelikult 17–22 eluaastat, nendest 2 olid naisterahvad veel ja noored emad, et kõik nad kinni peeti ja tegelikult prokuratuuri taotlusel ka vahistati. Suurepärane uudis vähemalt selles vallas, aga Andres, sa tahtsid siin natukene teemat arendada? Ma isegi mitte arendada, ma tahaks teha lihtsalt ühe sellise hoiatuse, mis kuna prognooside tegemine on ka minu valdkond, mida ma olen täheldanud ka suheldes mõned ettevõtjatega, siis lähiajal me võime näha kindlasti investeerimispettuste tõusu. Sellepärast, kui me vaatame maailma turgusid, vaatame Eesti pensionifonde, vaatame aktsiaturgusid, siis seal on praegu kõva kukkumine, inimesed on paanikas, täpselt samuti, nagu me rääkisime, et paanika viis inimesi rumalustele ja siin me seisame ees sellega, et inimesed võivad nende mõjude pinnalt hakata välja võtma neid summasid, mis nendel on sellistes normaalsetes legaalsetes, kuid praegu alla käivates investeerimisvõimalustes ja panna need investeerimispettuste alla tööle, kuna harilikult on 2 asja, mis investeerimispettuste lükkavad, üks on see, nagu öeldakse, ahnus ja teine on paanika sellest, et sa jääd viimasest rahast ka ilma. No täpselt, nagu ka Politsei- ja Piirivalveamet on oma sotsiaalmeedias postitanud, siis üks Aabertsis elav 28-aastane mees täpselt ühe sellise krüptoskeemiga ka lõksu võeti ja 17 350 eurot ta nendele kelmidele jättis. Aga Elari, sa ütlesid, et nende asjade uurimine võtab aega, kui osavalt need tegelased oskavad oma jälgi peita või selliseid interneti jälgi kas või peita? Ja eks nad üritavad igal juhul, et kasutavad erinevaid võimalusi selleks, et kasutada krüpteeritud suhtluskeskkondasid, kasutavad koodnimesid, need korraldused tihti tulevad isegi, või ütleme, need teise astme inimesed, kes siis meie kulleritele siin korraldusi annavad, tihti ei viibi üldse Eestiski ja antakse need juhised kätte, et meie enda inimesed, kes siis on värvatud sinna tegelikult suhteliselt väikese raha eest toime panema neid kuritegusid, ei pruugigi üldse teada, kes see järgmine aste on, et neid inimesi otsitakse pidevalt, me oleme kursis nende keskkondadega, kus seda tehakse ja loomulikult käib töö ka selle nimel, et neid kinni pidada, et näiteks eelmisel aastal peeti üks selline inimene kinni Lätis, kes oli tegelikult topeltkodakondsusega, ta oli Ukraina ja Nigeeria kodakondsus ja tema hetkel sai siis vanglakaristuse. Loodame, et siis saab mingisuguse lahenduse kunagi ka, kellel väga huvi saab politseile Facebooki lehe pealt neid kelmuseid vaadata. Elari Haugas, me täname, et leidsid aega taas Krimiraadiosse tulla. Meie läheme siit aga väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub nüüd koos saatejuhtide Raul Ranne ja Karel Reisenbukiga. Saate selles osas vahetame nüüd teemat ja võtame järada ühe aastaid kestnud kohtuvaidluse, mille keskmeks on tänases Otepää vallas asuv Sangaste loss, mis aastaid tagasi toonase vallavanema Kaido Tambergi poolt pahatahtlikult sisuliselt maha parseldati. Kuidas on ikkagi nii, et meie kõrged ametnikud arvavad end seadustest kõrgemal seisvat ning tegude eest, mis on toonud vallale sadu kui mitte miljoneid eurosid kahju, oma naha ja kõrvadega 100% ei vastutagi või siiski? Et seda pealt näha keerulisena tunduvat lugu hakata otsast lahti arutama, on meile külla tulnud Lääne ringkonna prokuratuuri vanemprokurör Toomas Koitmäe, kes esindas selles kaasuses prokuratuuri Riigikohtus. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist, tänan kutsumast! Toomas Koitmäe, ehkki me oleme palunud teid täna saatesse teisel teemal, siis kuivõrd te olete ka prokurör, kes juhtis kohtus viimaste aegade ühte, võiks öelda, et kõmulisemat süüdistust Tammiste lapstapjate vastu, mis lõppes peaaegu maksimaalse vanglakaristusega, siis viimaste sündmuste valguses Jõgeval, kus nüüd on tapmise pärast vahi all suisa 3 last, siis ei saa ma jätta aga teilt küsimata seda, et kui jahmunud ise sellise uudise peale olite? Esmalt võib-olla siis väike täpsustus, et minu parima teadmise järgi selles konkreetses Jõgeva loos on vahi all 2 noort, aga see ehk ei ole ka põhiline, et kahtlustatavaid tõepoolest on seal 3.
eks ta loomulikult jahmatas nii prokurörina kui kodanikuna. Selline juhtum, iga selline juhtum on ootamatu ja lubamatu. Kuidas teile tundub, kas selline mõrv alaealiste poolt on pigem lühikese aja jooksul ette tulnud kokkusattumus või on siin siiski tegemist millegi üldisemaga, et ongi valitsemas teatav karistamatus? No seda võib ühtpidi pidada siiski kokkusattumuseks, sest et need üksikud juhtumid ei anna ju tegelikult alust või võimalust rääkida mingisugusest trendist iseenesest, aga teisalt jälle, kui me nüüd laiemat konteksti vaatame, siis me ju näeme viimasel ajal nende alaealiste ja ka üleüldiselt noorte vägivallajuhtumite puhul mitmel juhul sellist omakohtu motiivi, põhjendatakse rasket vägivalda kellegi karistamisega millegi eest, võetakse endale see õigusemõistja roll. Ja osalt minu arvates see probleem seisneb selles, et täna noored elavad suuresti paraku teises infoväljas, kus ehk meie teiega ja eelkõige välismaalt läbi sotsiaalmeedia jõuab noorteni vale või vähemasti siis moonutatud pilt sellest, mis ühiskonnas tegelikult toimub. Et levibki arusaam, et rasked kurjategijad jooksevad karistamatult ringi ja tuleb siis asjad võtta enda kätte. Et ka tegelikult meediast käis ju ühe teise juhtumi raames läbi, kuidas noor inimene alles vanglas avastas, et Eesti riigis raskeid kurjategijaid siiski vangi pannakse. Et paraku peavad need noored nüüd omal nahal tõesti tunda saama, et õigusriik siiski toimib ja jah, me peame nentima, et meie hulgas on noori, kelleni riik soovitud moel jõudnud ei ole ja sellega tuleb tegeleda. No ma usun, et me selle teema kindlasti võtame fookusesse mõnes järgnevas saates, aga täna, nagu öeldud, on tegelikult põhiteemaks hoopis teine jutt. Tõsi, sellepärast, et kutsusime ju saatesse rääkima hoopis sel põhjusel, et rääkida sellest, kuidas mõned omavalitsusjuhid rahva raha kuritahtlikult kasutavad ja seda siis Sangaste lossi ja Otepää vallajuhtide näitel. No katsume esmalt kuulajale selgeks teha, et millega siis rukkikrahv Bergi kodumaadel täpsemalt hakkama saadi ja mille eest endine vallavanem Kaido Tamberg lõppkokkuvõttes süüdi mõisteti. See kriminaalmenetlus Sangaste valla ja hiljem siis haldusreformi järel Otepää valda juhtinud vallavanem Tambergi ja abivallavanem Kajar Lepiku üle jõudis tegelikult kriminaalmenetluse mõttes lõpplahendini tegelikult juba enam kui aasta aega tagasi ja lühidalt nad mõisteti süüdi siis peaasjalikult valla vara omastamises kolmanda isiku kasuks, ehk siis neile usaldatud varaga tehti tehinguid selliselt, et maksumaksja raha jõudis sinna, kuhu see ei oleks pidanud. Ja veelgi lihtsamini öeldes siis segamini oli aetud enda ja omavalitsuse rahakotid, seal oli erinevaid episoode, igal olid omad nüansid, mõisa episood on loomulikult sellest kõige markantsem ja selles osas veel kahjunõudega seotud küsimusi kohtuveskid jahvatavad, ka see Riigikohtu otsus ju tegelikult saatis selle küsimuse tagasi ringkonnakohtusse, et need summad ära täpsustada. Aga märgiline on see, et kohtud tuvastasid, et vallajuhtide tegevuses ei olnud mitte mingisugust kogemata või teadmatusest või ettevaatamatusest käitumist, vaid tegemist oli tahtliku omastamisega ja ühes episoodis ka riigi hankenõuete rikkumisega ja kohus tegelikult nõustus prokuratuuriga, et sellise süstemaatilise aastate pikkuse tegutsemise puhul on süü sedavõrd suur, et tegelikult vallajuhid mõlemad mõisteti ju ka reaalselt vangi. Tähendab, me ei saa siin rääkida, et tegu oleks lihtsalt halva juhtimisoskusega, et inimene ei saanud oma tegudest aru ja tegude tagajärgedest aru, vaid siin ikkagi oli eos juba teadlikult valla huvide vastuminek. Eks need episoodid näitasid meile veidi mõlemat, aga jah, lihtsustatult öeldes oli vaja nii-öelda siis inimestele teatud tööotsad, teatud hanked suunata, kui nähti võimalust vallavara siis endaga seotud äriühingutele või inimestele suunata, siis seda tehti ja kõige absurdsematel näidetel siis ka näiteks planeeriti ja viidi läbi mingisuguseid fiktiivseid ehitustöid, mida keegi ei teinud ja maksti selle eest siis valla eelarvest, eks ole. Et või siis näide sellest, kuidas
üks kinnistu müüakse mitte enampakkumisel, nagu me avalikult üksuselt võiksime oodata, vaid müüdi alla turuhinna endaga seotud MTÜ-le, kes müüs selle omakorda abivallavanemaga seotud ettevõttele, kes sisuliselt samal päeval müüs selle oluliselt kallima hinnaga kusagile edasi ja kasu selle eest või siis see tasu jõudis siis mitte sinna, kuhu ta oleks pidanud, ehk siis vallale. Niimoodi mustvalgel kirjeldatuna kõlab see lihtsalt kui kuritegu. Öelge, mida need samad vallajuhid on ise öelnud, miks sedasi talitati? No, vallavanema põhjendus on läbivalt ja aastaid olnud ju see, et kui me nüüd lossist räägime konkreetselt näiteks, et siis selle lossi haldava osaühingu müümine ühele MTÜ-le tekitab olukorra, kus see loss hakkab saama kohe suuri investeeringuid, lihtsam on saada igasuguseid toetusi ja et sisuliselt rahalaevad hakkavad kohe jõudma ja sellise käsitlusega müüdi siis see ettepanek maha ka volikogule, kellele see loomulikult meeldis, et valda tuleb raha juurde ja loss hakkab elama. Justkui, et tegu on väärtusliku lossi päästmisega. Absoluutselt, just. Aga tehti seda siis selliselt, et see tehing ise oli nii halb, lõi ülisuure riski ilma igasuguste tagatisteta, ebamõistlikult suure maksetähtajaga, mis kõige jaburam müümise hetkel anti üle ka lossi omand ilma raha saamata. Ehk siis vald sisuliselt andis selle lossi üle, et kui me nüüd kujutame ette, et kui teie müüte oma kinnisvara, müüte oma maja, lähete ostjaga notarisse ja ütlete, et raha maksate siis, kui te raha saate, lepime kokku, et mõne aasta jooksul kunagi, aga maja on kohe teie oma, tagatisi mitte midagi vaja ei ole, et kas see tundub meile eluterve? No ei tundu ja kuulajale täpsustan, et tõesti Sangaste loss anti kohe üle, maksmistähtaeg lükati 4 aasta taha. Kui palju sellest rahast vald tänaseks on üldse tagasi saanud? Minule teadaolevatel andmetel on MTÜ tasunud vist 149 000 eurot enam kui 700 000, aga Riigikohtus minu arvates suulisel istungil käis ka läbi fakt, et tänaseks seda lossi ei ole ka selle MTÜ käes enam, ehk siis tegemist on varatu ja tühja MTÜ-ga. Vallavanem Kaido Tamberg on ise kogu seda juhtunud pidanud justiitskuriteoks tema vastu. Kuidas seda selgitada või mida ta silmas peab? Kohtud on tuvastanud, et Tamberg ja ka abivallavanem Lepik on toime pannud kuriteod, tahtlikud kuriteod, siin ei ole küsimust, kas oli nii või teistpidi, see on kohtute poolt tuvastamist leidnud fakt, see on jõustunud otsus. Loomulikult on õigustusi võimalik alati otsida ja põhjendada, sõna on vaba, nagu me teame, eks ole. Aga eks need põhjendused ju laias laastus on alati olnud need, et ega vald ju tegelikult millestki otseselt ilma ei ole jäänud, kahju pole kannatanud, kõik need liigutused on tehtud valla parimates huvides, kriminaalmenetlus näitas, et päris nii see ei olnud. Aga teeme siin ühe väikese pausi. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning selles saate osas räägime üsna reljeefsest näitest, kuidas on ikkagi kõrged ametnikud väga pahatahtlikult tarvitanud maksumaksja raha, ehk siis räägime sellest, mismoodi Otepää vald lõpuks kaotas suursuguse Sangaste lossi ja seda vallajuhtide kuritegeliku tegevuse tulemusel. No ja me räägime siin konkreetsest vallast ja vallajuhist ja konkreetsest objektist. Nüüd on kogu see asi käinud läbi Riigikohtust ning selle üldkogu otsus puudutab üht suurt küsimust. Kas vallavanemad on üldiselt varaliselt vastutavad ja mis oli enne selle koha pealt siis ebaselget? Jah, kahtlemata see Riigikohtu otsus on pretsedent, sest et varalise vastutuse küsimust ei olnud varem selliselt puudutatud, mis puudutab just omavalitsusjuhte. Et Riigikohus leidis sisuliselt, et omavalitsus on nagu iga äriühing, mille juhid peavad oma äriühingu varaga heaperemehelikult ümber käima ja kui ei käi, siis ta vastutab oma varaga.
põhimõtteliselt tegelikult, kui näiteks ühes omavalitsuses raamatupidaja näiteks kandib raha kõrvale, siis ta allub avaliku teenistuse seadusele, avaliku teenistuse seaduses on kirjeldatud, millistel juhtudel ta peab siis oma taskust selle justkui kinni maksma, eks ole. Aga see avaliku teenistuse seaduses, see on siis poliitilistele ametikohtadele tehtud siis nagu erand, on öeldud, et avaliku teenistuse seadus nendele inimestele ei kehti. Ja sellest siis loetakse justkui välja või on välja loetud selline mõte, et järelikult seda vastutust üleüldse ei eksisteeri. Mina ei tahaks elada riigis, kus meil on inimesed, kes on selles vaates puutumatud, et me võime lihtsalt valla eelarve tühjaks kantida, kõige halvemal juhul saame kriminaalkorras karistada, võib-olla isegi istub natukene aega vanglas, aga pärast on meil hea elu, sest et keegi meilt midagi rohkem nõuda ei saa. Just, ma täpsustan ka selle väikese nüansi siin üle, et tegelikult karistusõiguslikult on ju see case madalama astme kohtutes läbi arutatud ja karistus oli tegelikult päris karm. Mis see karistus oli? Jaa, karistus oli selles mõttes jällegi pretsedenti loov, et Tartu ringkonnakohus andis väga selge sõnumi, et meie poliitilised juhid on ju enamasti kriminaalkorras varem karistamata ja sellest tekib teatav tunnetus, et kui inimene on varem karistamata, siis reaalne vangistus teda ikka esimesel korral ju ei ähvarda. Aga ma küsingi, et mitu korda üks vallajuht saab või linnapea saab vallavara riisuda, teda ei lasta sinna riisumise juurde teisel korral ilmselt enam ja seega nagu justkui seda vangla võimalust ei tekikski. Et siis sel korral tõesti pidid osaliselt mõlemad vallajuhid ka karistuse reaalselt ära kandma ja see karistus minu teada on tänaseks ka kantud juba. No, nagu te otsapidi ütlesite, et Riigikohtu otsus on omamoodi pretsedent, ehk et ma võiks küsida, et kas see muudab midagi ka teiste sarnaste juhtumite kohtuasjade puhul? Jaa, see on selles mõttes sõnum kõikidele kohalikele omavalitsustele. Meil on ka valimised ukse ees ja võib-olla ongi paslik meelde tuletada, et ühtpidi mandaadi saamine on ju privileeg ja on suur au, aga tegelikult sellega kaasneb ka vastutus. Ja samamoodi on see nii volikogudes, nii omavalitsusjuhtide seas. Ja võim ei tähenda õnneks meil Eesti Vabariigis seda, et demokraatlikus riigis tekib sul võimalus ühendada oma ärihuvide rahakott siis linna rahakotiga, et otsustamine ja ka mõningaste riskide võtmine on loomulikult iga omavalitsuse arengu osa, aga volikogu peab tajuma seda vastutust, vallavalitsus, linnavalitsus, igas Eestimaa nurgas peab tajuma seda vastutust ja Riigikohus oma otsusega on nüüd üle kinnitanud, et see vastutus on ka isikliku rahakoti arvelt, kui see vajalik on. Muidu ma pean üle küsima, et kui levinud selline mängimine maksumaksja rahaga tegelikult on. Me ilmselt väga tihti sellest avalikult ei kuule, sest võib-olla kuskilt väiksematest omavalitsustest ei tule see asi väljagi. Nimed ja näod vahetuvad ja siis pühitakse see kuskile vaiba alla. No, mina toetun siin statistiliste näitajatele ja tegelikult korruptsiooniindeksid ju näitavad, et Eestis sellist süstemaatilist või laiemat probleemi ei paista ja õnneks need on ikkagi täna üksikjuhtumid ja mulle tundub, et ühiskond liigub järjest sinna suunas, et need selliseid juhtumeid õnneks on järjest harvem. Ja õnneks meil ka kohtud mõistavad sellist käitumist aina enam hukka ja see annab ka signaali tulevastele võib-olla mitte kõige parematele ideedele, et äkki ei teeks. Veidi üldisem küsimus, meil ju on etteheited nii-öelda riigi tasemel juhtimiskvaliteedile, rääkimata siis kohalikul tasemel juhtimiskvaliteedile, ehk et nagu siin varem oli jutuks, me ei saa olla kindlad, et valla tasemel kuskil on see juhtimine väga osav ja oskuslik, nii mõneski kohas võib see olla ikkagi pigem käpardlik. Kuidas peaks üks omavalitsus oma vara haldama nii, et sellised tehingud, millest me täna oleme siin rääkinud, ei saaks teoks? See on väga hea küsimus, sest et võib ju demokraatias näha ka sellist ideoloogiat, et rahvas on need inimesed valinud ja tehku siis nemad, mis nemad tahavad, eks ole. Et eks siin jällegi demokraatlikus riigis mina paneksin selle põhiraskuse opositsioonile igas omavalitsuses, mis tegelikult peab sellistes olukordades aktiivne olema ja juhte korrale kutsuma, vajadusel lärmi lööma.
probleem tekibki ju peaasjalikult siis, kui väiksemates omavalitsustes on võim liialt koondunud, usaldatakse pimesi, küsimuste esitajaid tegelikult ei ole, lastakse ilma igasuguse kontrollita toimetada ja minu arvates siin mõne aasta eest läbi viidud viimane suurem haldusreform ju kandis ka natukene seda ideed, et meie volikogud oleksid aina pädevamate inimestega täidetud, et võim ei koonduks väikestele sõpruskondadele ja mingisugused muinasjutud enam nii kergelt läbi ei läheks. Ja et ma kordan veel üle selle mõtte, mille ma juba ühe korra välja ütlesin, et otsused ja mõningased riskid ja ka sellised, mis hiljem omavalitsusele kahju toovad, on ju tegelikult mõistlikud tihtilugu, aga nende tegemine iseenesest on kuritegelik juhul, kui on siis tehtud valeinfo baasil, läbi kaalumata ja mis kõige hullem, kui need on tehtud omakasu motiivist ajendatud. Väga mitmete väiksemate valdade puhul me ei saa rääkida, et seal oleks tegus ja tugev opositsioon, kes nagu metoodiliselt vaatab üle kõik otsused ja leiab veakohad üles ja vajadusel siis ka kritiseerib, aga millised kontrollmehhanismid veel võiksid olla? Just nimelt sellisel puhul, kui seda opositsiooni ei ole sellisel kujul, nagu me teda eeldame olevat. No eks teatav kontroll rahakasutuse üle ju täna juba on ka Rahandusministeeriumi poolt kohalikel omavalitsustel olemas, et ka selle sama Sangaste valla näitel või Otepää valla näitel, et tegelikult selle mõisa müügi puhul Rahandusministeeriumi kontroll tuvastas üsna kiiresti, et seal on nagu asjad väga halvasti tehtud ja koostasid selle kohta ka märgukirja vallale, et mida te seal toimetate, vald seda tõsiselt ei võtnud. Et nemad hindasid, et juriidiliselt on kõik siiski korrektne. Et mis ma tahan öelda, on see, et vallad ja linnad toimetavad teatavas autonoomias ja päeva lõpuks peabki siis sekkuma õiguskaitse, ega meil siin midagi muud üle ei jää. Kui kokkuvõtvalt küsida, et mida te ise sellest juhtumist kõige olulisemaks peate? No ma ei pea silmas üksnes seda juriidilist poolt, vaid ühiskondlikku kaalu. Mis on siin see kõige tähtsam? No eks neid mõtteid selle kaasuse puhul, mida kaasa võtta, on päris palju. Aga võib-olla kui nimetada paari, siis esmalt ikkagi see, et poliitikud, kes on varem karistamata, siis suure süüga kuriteo puhul reaalne vangistus on oht, millega peab arvestama. Ei tasu segi ajada enda omavalitsuse ja maksumaksja rahakotti enda huvidega. Ja laiemas pildis on ju tegemist kogukondade ja turvatunde ja kindluse küsimusega. Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Toomas Koitmäe, täname teid, et saatesse tulite. Täname ka kõiki teisi külalisi ning kuulajaid. Sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Teiega olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning saate esimeses pooles ka ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.